Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi laulis Singer-Vinger. Salasilm sellest, kuidas salajased silmad meid jälgivad ja tõepoolest. Sel nädalal tabas avalikkust jahmatav uudis, et Eestis on olemas mingisugune salajane andmebaas, millest ei ole teadlik isegi peaminister. Ja nimelt salvestavad siis 250 politsei käsutuses olevat kaamerat kõiki Eesti teedel liiklejaid, tehes igal kuul ligikaudu 20 miljonit ülesvõtet, mis on siis määratud selleks, et tuvastada autonumbrid. Aga mõned kahtlustavad, et peale numbrite jäävad nendele fotodele peale ka inimesed, kes autodes istuvad. Et võiks ju küsida, et mis seal siis halb on, aga halb on see, et selle kaameravõrgu loomiseks ei ole ühiskond mitte kunagi kokku leppinud, see on tasapisi lihtsalt tekkinud. See on tasapisi tekkinud juba mõnda aega tagasi ja nüüd muidugi räägitakse, et sellel olevat õiguslik alus olemas, aga sellisele kodanikule nagu mina, kes ma ei ole jurist, jätab see nagu väga halva mulje, sellepärast, et tundub, et midagi sellist, mida on tehtud niimoodi ettevaatlikult õhukesel jääl kõndides, üritatakse siis takkajärgi legaliseerida, vast ei ole õige sõna, võib-olla ka isegi on, üritatakse takkajärgi legaliseerida ja öelda, et see on mingisugusel viisil normaalne, et me oleme teid kogu aeg pildistanud ja me ei ole teile seda öelnud. See ei ole normaalne. Ja täpselt samamoodi ei ole nagu minu meelest eriti mõistlik see, et räägitakse, et kunagi tulevikus on neid kaameraid veel rohkem, mis nad hakkavad meid hirmsamal kombel aitama. Et üks selline väide näiteks PPH peadirektorilt, et ühel hetkel tehisintellekt tuvastab, kui keegi on kukkunud ja siis talle tõtatakse appi, siis see on selles mõttes nii-öelda eraldi võetuna ju iseenesest erakordselt ilus, et keegi kukub ja talle tõtatakse kohe appi, aga kõik see süsteem, mis seal taustal on,
kõik see AI, kes tuvastab kaamerate kaudu, kus keegi on, kes mida teeb, see sisaldab kohutavates kogustes riske. See tekitab nii-öelda sellise võimu teostamise tööriista, mis valedesse kätesse sattudes põhimõtteliselt tekitab meil siin täiesti õõvastava düstoopia. Ja õõvastavas düstoopias, Priit, sa ütlesid, et rahvas ei ole kokku leppinud, et neid kogu aeg pildistatakse. Ma arvan, et õõvastavas düstoopias ei ole ka kokku lepitud. Jah, siin on mitu küsimust. Kui autoga liigelda, siis me näeme, kuidas liiklus rahuneb, kui on see kiiruskaamera märk, eks ole, kõik sõidavad paisepukk, kõik sõidavad nii, nagu eeskiri ette näeb. Pärast kiiruskaamerat läheb see natuke jälle käest ära. Mina ei näe nagu erilist probleemi selles, et niikuinii mind pildistatakse ja lindistatakse igal pagana juhtumil, et ma tõepoolest ei näe selles eriti probleeme ja neid kiiruskaameraid on ju ka siis, kui ületad Eesti piiri, on Lätis, on Leedus, on Poolas tee ääres kiiruskaamerad. Ma tõesti ei tea, kas seal on see kuidagi seaduslikult reguleeritud või mitte, aga ka õiguskantsler Ülle Madise ütles ju tegelikult väga selgelt, et Eesti seadustega ei ole selgelt piiratletud ja määratletud, mida siis võib salvestada, mida ei või salvestada ja ma taas olen ka siin saates seda öelnud, et kes ja kuidas reguleerib neid eraomandi valduses olevaid kaameraid, mis on pandud mõne maja seinale ja mis, ma ei tea, kas nad pildistavad või ei pildista, aga igal juhul nad seal ripuvad ja mida nad seal teevad ja mida selle infoga peale hakatakse, ma ka ei tea. Nüüd teine asi on see, millele sa, Priit, ka viitasid tõepoolest, et kuus tehakse kiiruskaamerate või liikluskaameratega üle 20 miljoni pildi. Pagan, keegi peab seda analüüsima. Kui see on arvuti, on tore, aga mida see arvuti siis analüüsib ja keegi peab sinna arvutisse mingisugused andmed sisestama, et sealt midagi teada saada. Mis see siis on? Siin on üks aspekt, et kui me räägime sellistest eraviisilistest kaameratest, siis tuleb minu arvates teha selgelt vahet nii-öelda seda, mida teeb riik ja mida teeb mingisugune üksiküritaja. Üksiküritajatel kipuvad olema päris karmid reeglid andmekaitse osas ja üldiselt, kui nad korralikult käituda ei oska, siis nad saavad nagu kohutavalt suure trahvi. Ja nüüd riigi osas tekib väikene küsimus, et kes see nagu vastutab, kui ühel hetkel mingisugune informatsioon veidikene jalutama läheb. Ja teine asi on ikkagi see risk ehk liiga palju informatsiooni ja liiga palju informatsiooni ja võime seda süstematiseerida on erakordselt ohtlik, kui midagi peaks minema valesti. Ütleme, tuleb meil natukene värvikam võim, kui meil praegu on. Ja põhimõtteliselt leiab, et äkki kiusaks mõningaid dissidente. See on, ma saan aru, see on selline väide, mis on tundub kiusaks siis millega? Sellega, et sa oled 5 korda ületanud kiirus. Need andmed on ju niikuinii kusagil olemas. Sa võtad kätte ja tegelikult nende andmete baasil süstematiseerides neid võtad lood inimesest sellise profiili, mis põhimõtteliselt teeb inimesest sinu jaoks täiesti nii-öelda läbipaistva ja paraku ühel hetkel ka kontrollitava ja kiusatava objekti. Võtame lihtsalt mingisuguse sellise lihtsa näite, et kui sul on pidevalt, need 250 kaamerat pidevalt jälgivad autonumbreid ja me otsime sealt nagu ühte inimest ja tahame nagu teada või profileerida seda, et mida ta tegelikult teeb, siis sellise teatud algoritmi abil on võimalik tuvastada välja, et milline on tema nagu liikumisrütm, et millal ta kuhu läheb ja mis pärast ta läheb. Ja siis tuleb välja, et see kodanik, kes on võib-olla tegelikult päris selline nagu korralik inimene ja ühiskonnas tuntud, aga miskipärast ta käib kogu aeg jüris ühe maja juures ja alati jätab auto sinna 3 tunniks ja siis see auto hakkab jälle tagasi sõitma. Et mis ta seal käib ja mis asju ta seal ajab. Et tegelikult sellised tohutud andmebaasid mis võimaldavad ka ristkasutust, annavad halvimal juhul võimaluse profileerida inimesi, nende järel nuhkida ja teha selle järel mingisuguseid järeldusi, mis tegelikult peaksid kuuluma konkreetselt selle inimese eraellu ja see ongi nagu... Ma võtan rendiauto, sõidan rendiautoga, kasutan rendiautot 2 korda kuus, sest see on kohati võib-olla isegi odavam kui maksta autoliisingut. Siis keegi, kes tahab minu kohta andmeid saada, peab selle rendifirma kaudu teada saadma, kes rentis selleks ajaks selle rendiauto ja nii edasi, väga keeruline.
ei no ja see võib olla selline nagu mingisugune üksikjuhtum, aga suur probleem on selles, et kui meil on olemas, kui nüüd korraga peaminister ütleb, et ups, ma ei teadnud, et selline asi meil siin olemas on. Pärast tulevad välja muidugi politseiametnikud, kes ütlevad, et me siin oleme, see on juba mingisuguses, ma ei tea, korralduses, määruses, juba me siin alates nagu siin Eesti Ekspress, kes selle loo üldse välja tõi, siis on siin kokku lugenud, et kõik algas 2006. aastal, kui esimesed Viimsi numbrituvastuskaamerad liideti politseiga ja siis aastat läks siis edasi, et 2009. aastal numbrikaamerad mainitakse esimest korda politsei andmekogu põhimääruses, kaameratega kontrollitakse Eesti piiri ja sealt juba hakkas ja siis paistis, et okei, et see on selleks, et aru saada, et siis inimesed liiguvad üle piiri siia poole või sinna poole ja see on täiesti arusaadav. Aga siis hakkasid nad tekkima ka riigi sisse ja siis need tekkis veel ja nüüd ütleme niimoodi, et see suur kogu, et selle suure nii-öelda selle kaamerate võrgustiku kohta ei ole tegelikult ühiskond omavahel kokku leppinud, et kas me seda tahame või me seda ei taha. Nüüd kuidas me peaksime selles olukorras nagu käituma ühiskonnana, kui tuleb välja, et üks ametkond, jõuametkond pealegi on endale loonud, ehitanud sellise kaamerate võrgu ja põhimõtteliselt ütleb, et chill, et ärge rabistage, et meil on omad kontrollimehhanismid, et küll me oskame seda juba kasutada ja keegi ei saa sinna ligi. Sellise jutu peale võib ju öelda vastu, et Eesti Vabariigis on olnud mitmeid juhtumeid, kus nii politseiametnikud kui igasugused muud ametnikud on uurinud siis oma ülemust ja oma tuttavate siis naiskolleegide tausta kohta andmebaasides selliseid asju, kuhu nad kunagi ei oleks tohtinud nagu sattuda ja mõnikord nad saavad ka siis karistada. Nüüd oluline on see, et meil oleks nagu ühine seisukoht selle kohta. Ühiskonnana me ei saa seda teha teistmoodi, kui me peame seda käsitlema läbi Riigikogu, läbi seaduste. Ehk, et kui me ütleme okei, see teatud tingimustel selline kaamerate võrk võib olla ja meie üldise turvalisuse huvides me oleme nõus, et meid jälgitakse siis nii-öelda jõuametkonna poolt, et siis me teeme sellise seaduse ja võtame selle seaduse vastu, sellepärast, et me oleme valinud oma esindajad Riigikogusse ja nemad on selleks volitatud meie poolt tegema, meie neid asju tegema. Aga kui seda ei tehta ja see kõik läheb täpselt samamoodi edasi, siis aga miks mitte võiks panna mingisuguseid toolialuseid kaameraid mingitesse teistesse kohtadesse või mingisuguseid drooni jälgimisi teha. Kui me mõtleme nagu erinevatel ametkondadel, kus me käime ja kelle käes võib olla mingisugust informatsiooni, et kas me tahame seda, et lõppkokkuvõttes ühiskonnas saadakse aru, et okei, et me ei ole tegelikult turvatud, et need sellised ametkonnad, kelle käes on võim ja jõud, võivad teha selliseid asju. Ja me peame leppima lihtsalt sellega, et nad ütlevad, chill, kõik on rahulik, aga meil puudub igasugune võimalus need kontrollida. Me isegi ei tea, mida nad teevad. Vot jah, siin on see lahkeli, et kui Eesti julgeolekuasutus tahab hakata kedagi, keda kahtlustatakse, näiteks võõrriigi luurele kaasaaitamises või agressiooni toetamises, kui ta tahab seda inimest jälgida, siis ta peab saama selleks kohtuloa. Need ei ole avalikud. Nüüd teine jälgimissüsteem, millest me praegu räägime, on tõepoolest selline, mis on seadusega piiramatu, seadust ei ole, aga mina ei kujuta ette, kuidas selline seadus Riigikogus peaks tekkima, sest see seadus peaks ju kindlaks määrama eesmärgi, mille alusel tohib inimese andmeid koguda. Vastasil juhul ei ole sel seadusel ju mõtet. Sellisel seadusel, et lubame kõiki inimesi, kõiki autosid pildistada lihtsalt niisama, et äkki tuleb sealt midagi välja, sellist seadust ei saa ju vastu. No ilmselt ei saagi, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme ka mingisugustele analoogsetele situatsioonidele ka Lääne-Euroopas, siis minu teada on juhtunud selliseid asju, kus siis ka samamoodi jõustruktuuridel on natukene käest ära läinud selle jälgimise. Saksamaa kiirteed on kiiruskaameraid täis.
me ei räägi ainult kiiruskaameratest hetkel, me peamiselt räägime sellest, et kaameraid on palju, kaamerad võtavad, klõpsutavad numbreid asja eest teist taga ja ühel hetkel eksisteerib mingisugune tõenäosus, et kõiki nende kaamerate omavahel siis nii-öelda või kogutud andmeid hakatakse omavahel tehisintellekti ja need on erinevad kaamerad, ühed on isikutuvastuskaamerad, mis on palju peenem värk. Just, aga see, et riigil on kaamera, ta hakkab seda süstematiseerima, ja andmeid süstematiseerima, see on olemuselt risk ja mis on juhtunud siis ütleme ka nii-öelda võib-olla meist natukene arenenumates riikides on see, et jah, jõustruktuurid on ka suhteliselt julgelt tehnoloogilisi võimalusi kasutama hakanud, aga pärast on siis, kui ütleme nii, et kui rahvas on selle võib-olla sarnasel viisil avastanud, siis on olnud suhteliselt suur pahandus, on mindud kohtusse ja seotud ikkagi nagu päris ilusad, pandud sellele tünnile nagu päris ilusad vitsad tegelikult peale. Praegu meil on hetkel selline olukord, kus jutumärkides selgub, et meid kõiki nii-öelda pildistatakse ja selle kõige pildistamise juurde käib selline narratiiv veel, et aga tulevikus mõelge, kui ilus see saab olema, kui meid kõiki pildistatakse, sest siis AI ütleb, et kui keegi kukub, et siis talle minnakse kohe appi. See on totaalne absurd. Selles mõttes, et esiteks me ei saa tekitada sellist ühiskonda, kus riske ei ole, kus inimene ei saa rahus kukkuda. Palun, andke mulle andeks. Aga see, et inimene kukub ja talle ei tõtta keegi appi, on oluliselt talutavam keskkond, kus elada, kui see, et kõik kaamerad kogu aeg midagi jälgivad, AI midagi võtab ja analüüsib ja siis, kui keegi nii-öelda astub 2 sammu sebra peale, vöötrajale nagu kollase tulega, et siis pannakse reklaamtahvlile tema nägu ja isikukood ja öeldakse, et paha inimene, sina nüüd järgnevad 2 aastat lennukiga ei lenda. See kogus riske, mis selles mõtteviisis on, et teeme kõik turvaliseks ja mitte midagi kunagi nagu võim lappama ei lähe, andmed lappama ei lähe, absoluutselt neid riske ei aduta. Teine asi, mis on see, et erasektor peab nende riskidega oma siis nii-öelda väikeses mullis kogu aeg tegelema ja on trahvirisk üleval. Ja kolmas asi, mida võib-olla nagu ei aduta, on see, et kuivõrd mastaapne on riigil on vägivalla monopol. Riigil on repressiivaparaat ja kui seal midagi valesti läheb, ja siis ongi see õõvastav düstoopia käes. Ja see on minu meelest see teema, mida tuleks jõuliselt adresseerida selle juures. Minu meelest on siin üks küsimus, millele ei ole ka Ekspressi artiklis, mida ei ole puudutatud. Teatavasti Euroopa Liidus on siis maailma kõige karmim siis andmekaitse seadusandlus, teame seda nime all GDPR, mis on siis nagu üldine andmekaitse regulatsioon ja see regulatsioon siis reguleerib siis isikuandmeid ehk need, mis on võimalik siduda ühe isikuga, nende andmete töötlemist, siis nende kontrolli, kes neid andmeid töötavad ja kes kontrollib siis andmete töötlejaid ja kuidas neid siis töödeldakse. Ja see kõik, terve see GDPR või see andmekaitse regulatsioon ülitäpselt ja väga ja mõnikord ka ütleme meediaettevõtetel isegi nii-öelda mõju pärssivalt nende tegevusele. See kirjutab meile Euroopas ette, et kuidas siis andmete töötlemine ja kogumine peab olema õiglane, see peab olema läbipaistev, et seal peab olema selged piirid, kui kaugele sellega tohib minna, et tuleb koguda minimaalseid andmeid, et see peab olema täpne, et ei tohi liiga palju neid koguda, et see peab olema konfidentsiaalne ja need, kes siis koguvad, et need peavad ka vastutama nende kogumiste ja kogumistel toimunud vigade eest. Ehk et nüüd, kui ma vaatan, ma võin küll eksida, aga mulle tundub, et siin on väga palju pistmist selle andmekaitse regulatsiooniga, et tegelikult see, mis toimub, et kogutakse pikemat aega ja pidevalt siis Eesti ehk Euroopa Liidu ühe liikmesriigi elanike kohta selliseid andmeid, mis on meie isikuga seostatavad, ehk et me oleme need autod kas rentinud, nagu näiteks sina, Ainar, ütlesid, eks ole,
või me oleme need liisinud või me oleme ostnud või saanud päranduseks või mis iganes. Meie andmebaasides me oleme nende autonumbritega seotud. Nüüd ma ütlesin, et olles lugenud seda, mida siis vandeadvokaat Carri Ginter kirjutas, siis selle kohta, kus ta ütles, et ta on kontrollinud, et fotod nii temast kui siis ka tema lähisugulasest on politsei andmebaasis siiamaani olemas, ehkki nad ei peaks olema, mis on ka samasugusel viisil kogutud. Ja sellest ma tegin nüüd järelduse, mis võib olla ekslik, aga sellest hoolimata tasub seda öelda. Et mulle tundub, et nende piltide peal võivad olla ka inimesed, mida need kaamerad teevad, et ta ei eralda sealt ainult seda autonumbrit, võib-olla on seal ka inimeste näod peal. Mis teeks selle asja veelgi hullemaks, aga ma ütlen, et ma konkreetselt ei tea, võib-olla see on mingisugune imeline süsteem. Aga teisest küljest ma arvan, et mul on õigus, seepärast, et olles siis lugenud ühte näidet, mida politsei toob just nimelt positiivselt esile, kuidas nad ühe lapseröövli said kätte niimoodi, et laps oskas öelda vaid, et autoroolil olid taevatähed ja sellest järeldati, et see oli Subaru ja siis leiti see auto üles Järvemana tee tunneli kaamera foto järgi, aga laps ju numbrit ei teadnud. Järelikult leiti üles Subaru, järelikult see foto või see jäädvustus on suurem kui lihtsalt number, vaid selle järgi on võimalik öelda, mis marki on see auto ja ma arvan, et kui on juba võimalik näha, et mis marki on see auto, et siis on võimalik enam-vähem näha, et kes ka seal rooli taga istuvad. Nii et tegelikult mind kõige rohkem huvitab see, et kuidas see kogu see andmekogumine nüüd selle GDPR-iga, millega siis väga paljusid andmetega töötlevad inimesi, võiks isegi öelda, kotitakse hommikust õhtuni. Kuidas sellesse suhtub andmekaitse inspektsioon, kes peab GDPR-i siis regulatsioone kontrollima ja kuidas on võimalik, et juba ligi 20 aastat ei ole sellele küsimusele mitte keegi üldse tähelepanu pööranudki. Jah, ja me ju ilmselt keegi ei arva, et politseil ei peaks olema võimalik kasutada kõige paremaid kaasaegseid tehnoloogilisi meetodeid. Aga üldiselt oleks ikkagi hea teada, et kuidas neid kasutatakse ja neid kasutatakse õiguspäraselt. Ja üldiselt oleks ikkagi, ma olen ka varem siin saates öelnud, et üldiselt oleks ikkagi kasulik, kui ka jõustruktuurides loetaks mõningal määral sellist ilukirjandust nagu Orwell või siis Huxley või siis kas või toredat Fahrenheiti, kus raamatuid kiputi põletama. Ehk siis see selline mahe ja pehme liikumine turvalisuse nimel ja heade näidete nimel mingisuguse kontrollühiskonna suunas, see on ikkagi ebameeldiv ja mina soovitan inimestel sellele veidikene rohkem mõelda, sellepärast et minu meelest kisa peaks olema natukene rohkem taevani isegi, kui ta praegu on. Viitan taas õiguskantsler Ülle Madisele, kes ütles, et seadusega on andmete kogumine puudulikult reguleeritud või halvasti reguleeritud, seda ongi väga keeruline reguleerida. Kas mind või minu last võib ilma loata pildistada? Olev, kus te viibite. Kui te olete avalikus kohas, siis suure tõenäosusega võib. Absoluutselt. Oleneb sellest, kes pildistab, eks ole, samamoodi. Ja mis selle pildiga edasi tehakse? Just nimelt, et kas sa saad seda kontrollida või seda ei saa ja nii edasi ja nii edasi. Et see ongi väga keeruline, aga nüüd kui me nagu konkreetselt selle temaatika juures olema, selle süsteemi juures, et mis meil on siin tekkinud, siis ma arvan, et see on hädavajalik, et seda tuleb seaduslikult reguleerida, et selle kohta peab olema mingisugune regulatsioon. Eesti Vabariigis meil on selge see, kes sellega peab tegelema, sellega peab tegema Riigikogu. Ma saan aru, et jubedalt on neil igasuguseid muid asju teha ja elu on ka muidu keeruline ja võib-olla see on jälle selline asi, mis suurele osale mis pole, kuidas öeldakse, et pole keskmistele ajudele ja võib-olla käib suurele osale Riigikogust üldse üle mõistuse ja liiga palju igasuguseid detaile on seal, aga nagu me oleme ju näinud, et saab ka palgata endale siis abilisi, riigikogulased selleks saavad teatud summasid, palgake endale abilised, regulatsiooni on vaja, ma ootan, milline erakond sellega tegelema hakkab. Siinkohal väike paus. Keskpäevatund.
Keskpäevatund jätkab, Kuku raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd sellest, et president Alar Karis jättis välja kuulutamata kirikute ja koguduste seaduse muudatused, mida siis pikka aega ette valmistati, mida vedas endine siseminister Lauri Läänemets ja mille eesmärk on siis selles, et seaduse muudatuse eesmärk on siis selles, et lahti haakida Eestis tegutsev Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik Moskva patriarhaadi juhtimisest, mis tähendaks seda, et põhjuseks on omakorda see, et Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill toetavad otseselt Venemaa agressioonisõda Ukrainas, pühitsevad relvi, pühitsevad sõdureid, räägib, et sõjas hukkumine teeb kiirelt õndsaks ja nii edasi ja see kõik on vastuvõttamatu Eesti Vabariigis valitsevatele põhimõtetele ehk Eesti Vabariigis tegutsevad organisatsioonid, ka usuorganisatsioonid, ei saa olla agressiooni toetavate välismaiste organisatsioonide otsealluvuses ja see seaduse muudatus nõuab, et Eestis tegutsev õigeusu kirik, Moskvale alluv õigeusu kirik, need on ju 2, teine on Eesti Apostlik õigeusu kirik, aga see esimene katkestaks oma kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga ja sellest on palju räägitud, palju arutatud, aga nüüd jättis riigipea selle seaduse välja kuulutamata. Ma lugesin seda seaduse seletuskirja, see oli sellises väga tehnilises, täiesti minu meelest hermeetilises juriidilises keeles, millest on praktiliselt võimatu aru saada, isegi inimesel, kes võib-olla on nagu keskmiselt nagu vaimselt natuke nõtkem ja tegeleb kogu aeg. Aga tundub, et siin on see tasakaal läinud käest ära. Ühiskond suhtub sellesse asjasse üldiselt väga selgelt ja üheselt, et ei ole võimalik, et õigeusu kirik või üks osa õigeusu kirikust Eestis saab korraldusi ja käske Moskvast ja agressioonisõda toetavalt patriarh Kirillilt ja riigipea oma vastuses viitab mitmetele siis põhiseaduse paragrahvidele, seal numbritele ja ma arvan, et ühele sellisele tublile juristile või viienda magistriõpet lõpetavale juristile jumalast nagu okei tekst, saaksid kindlasti aru, aga niimoodi ei saa rääkida avalikkusega ja ma arvan, et siin on presidendi kantselei teinud hästi suure kommunikatsioonivea. Mida iganes siis ka president ja tema nõunikud tahtsid, aga nad on tekitanud olukorra, kus nüüd tsiteeritakse Yana Toomi, kes ütleb, et spasibo president, tsiteeritakse siis Vene mitmesuguseid võimuorganeid, kes ütlevad, et Eesti president tegi õigesti, näed, Eesti president sai aru, et õigeusu kirikut ei tohi ega saa piirata, ehk president on mänginud ennast mingis mõttes nurka. Sellest nurgast on väga keeruline välja tulla. Ma arvan, et ei pea üldse nagu väga palju muretsema selles osas, et mida Moskva ütleb või mida ta ei ütle, mida propaganda ütleb. Aga kui Eesti Vabariigi riigipea annab sellise võimaluse siduda endaga selliseid ütlusi ja tsitaate, kus teda seostatakse siis Kirillile alluva õigeusu kiriku patroneerimisega, siis see on väga halb olukord ja ma arvan, et need inimesed, kes presidendile nõu annavad, oleks pidanud väga põhjalikult mõtlema selle peale, millise pildi see kõik loob. Ma usun, et seda oleks võinud saada teha teistmoodi ja palju paremini, aga see viga on tehtud ja nüüd peab kantselei sellega elama. Ja president ei ole küll kordagi maininud, et ta oleks selle seaduse mõtte vastupidi. Ta on öelnud, et jah, kõik võimalik side selle agressorit toetava Moskva patriarhaadiga ei ole õige, aga ma olen suga, Priit, täiesti nõus, et presidendi kantselei põhjendus nendele juriidilistele nüanssidele võib olla natuke keeruline, ehk siis viide oli ju sõnastusele, ebaselgele sõnastusele ja tõepoolest ma
kui see uudis presidendi kantseleis tuli, siis ma vaatasin ausalt öeldes kella ja mõtlesin, et millal tulevad siis Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku ja Kuremäe kloostri esimesed nii-öelda avaldused ja ei läinud üldse palju aega. Mõlemal olid ilmselt need avaldused valmis tehtud, mõlemad tänasid presidenti, mis on omakorda näide sellest Venemaa propagandast. Tõsi, need tänuavaldused sisaldasid endas väiteid, et nii Eesti Kristliku Õigeusu Kirik kui ka Kuremäe klooster on alati olnud Eesti iseseisvuse poolt ja nii edasi ja ma ausalt öeldes kloostri 96 nunna puhul ma arvan, et nad ongi Eesti iseseisvuse poolt ja need nunnad on kõik Vene kodanikud. Agressiooni poolt, võib-olla kõik ei ole Vene kodanikud. No, paar tükki ei ole, aga enamus on küll. Seda ei oska öelda jah, aga nii see on, et presidendi otsus oli mõnes mõttes võib-olla isegi loogiline, sest et juba see kiriku vaidlus on jõudnud rahvusvahelisele tasemele, seda on vaieldud ja vaieldakse ÜRO mingisugustes allaorganisatsioonides, rahvusvahelises kirikute nõukogus ja nii edasi, ehk siis kui seal peaks tõepoolest mängima hakkama mingisugune sõnakõlks või ebaselge sõnastus, millega saab viidata põhiseadusega vastuolule, siis see võib tekitada tohutult probleeme. Nüüd tegelikult asi on ju väga lihtne. Riigikogus võtab selle seaduse uuesti vastu muutmata kujul, muudab seda sõnastust, mis on minu jaoks, täpselt nagu Priit sa ütlesid, keeruline ja võib-olla isegi teisejärguline ja mis saab siis edasi. Ma tunnistan, et mina ootasin, mitte ei oodanud selles mõttes, et pikisilmi ja unistades, et president ei kuuluta välja, aga ma ilmselt mingisugust sellist sammu ootasin, sellepärast et ütleme kõik, kes on ilmselt oma elu jooksul natukene müstilist Venemaad kuulanud, teavad, milline on siis Vene õigeusu kiriku ja Moskva patriarhaadi seos siis Venemaa võimu ja jõustruktuuridega. Et siin ei ole küsimustki, et sellist asja ilmselt meil ühiskond nagu väga keskmiselt taluda ei taha. Aga mis on nagu võib-olla natukene problemaatiline on see, et see on ikkagi veidikene delikaatne probleem ja see peab olema fantastiliselt hästi nii-öelda detailselt ja skalpelli ja žiletiga lõigatud, mitte siis nii-öelda lahendatud kirvemeetodiga. Sellepärast, et jällegi, et kui meil siin ühiskonnas hetkel kõik saavad aru, et mis asi on Moskva patriarhaat ja selle seos võimustruktuuridega ja siin ei ole nagu küsimusi, aga nüüd tekib küsimus, et millised võivad olla nii-öelda edasised arengud selles osas, et kas meil võib tulla ka tulevikus mingisuguseid teoreetilisi probleeme ja kas need teoreetilised probleemid ka tulevikus, kas see nii-öelda seadus on piisavalt hea ja viisakas ja korralik selleks, et ikkagi jällegi inimeste põhiõiguste kallale nagu liiga palju ei mindaks. Ehk siis mina vaatan võib-olla selles kontekstis natukene kaugemale ja loomulikult nagu öeldud, et ka mina olen müstilist Venemaad piisavalt kuulanud, et ma saan sellest põhimõttest aru, aga nagu näha, usuvabadus on niivõrd delikaatne ja peen teema, et siin tuleb olla erakordselt tähelepanelik, sest nagu Ainar juba mainis, kuskil ÜROs arutatakse, kuskil Ameerikasse on mingisugused kirjad läinud ja meil ilmselt seda reputatsiooni vaja ei ole, et Eesti on riik, kus kristlasi taga kiusatakse. Jah, mul on veel üks küsimus seoses sellega, et meil on ju kehtiv karistusseadustik ja karistusseadustik ju määratleb väga selgelt kuriteona vaenuliku mõjutustegevuse, valeinfo levitamise, välisriigi agressiooni toetamise, sõjale üleskutsumise. Kaitsepolitsei juhtis oma aastaraamatus tähelepanu ühele Tallinnas tegutsevale koolil, mis tegutseb edasi, erakool, mis on saanud sealt samast Moskva patriarhaadi kiriku kaudu raha oma kooli tegevuseks ja nii edasi. Nii et tegelikult ma arvan, et meil on kehtivaid seadusi küll, mida saaks natuke karmimalt rakendada, aga Peeter, ma olen sinuga nõus, see on nii peen ja emotsionaalne teema, et seda tuleks võib-olla käsitleda natuke siidikinnastes, ehkki see on minu väga isiklik arvamus, mina oleksin väga resoluutne, jah. No
vaadake, ma täpsustan siis need Kuremäe kloostri ehk Pühtitsa kloostri enamiku nunnade kodakondsus on Vene Föderatsioon. Need on seal 96 nunna, Eesti kodanikke on alla 10, osa neist on Venemaa Föderatsiooni kodanikud, osa on siis määratlemata kodakondsusega, nii et tegelikult nunnade pärast nutame siis Vene Föderatsiooni kodanike pärast. Ja nende juhi pärast. Ja nende juhi, nende tubli siis keemiainsenerist juhi pärast nutame, et oi, küll on kole, et neile tehakse nüüd liiga. Kelle pühitses patriarh, kelle pühitseks kloostrijuhiks igumeeniaks Kirill aastal 2011 juba. Just nimelt, et nendes siis selgitustes, mis presidendi kantselei poolt antud selles kirjas või selles jutukeses, mis siis selle tagasilükkamisega koos käis, oli muuhulgas öeldud ka siis veel väljendatud ka sellist hirmu selle ees, et samalaadse keelu, et kui tsiteerin praegu Postimest, kui nende tegevust võiks sel moel piirata, nagu seda praegu seadusega tehakse, siis tuleks järeldada, et samalaadse keelu võib seada ka teistele ühingutele, võib-olla isegi poliitilistele erakondadele. Mulle tundub, see poliitiliste erakondade sisse toomine on selline üsna halvasti välja kukkunud selline kommunikatiivne trikk. Ma arvan, et see oli suur kommunikatiivne läbikukkumine, see suhtlus avalikkusega, et siin hakata rääkima tõmbama paralleeli selle kohta, et äkki isegi keelatakse, keegi kunagi keelab meil erakonnad ära, et see ei puutu küll üldse asjasse küll, aga on üks asi, millest tasub edasi mõelda. Ja tõepoolest, ka praegusel ajal on siis Eestisse on islamiusulisi tekkinud pidevalt juurde. Praegu on mingisugune selline interregnum, mingisugune vaikus, kus ei räägita väga palju mošeest, aga islamiusulist tuleb juurde ja lihtsalt võiks prognoosida seda, et võib-olla lähemas, võib-olla veidi kaugemas tulevikus me näeme nende katsete uuenemist. Ja me teame ka seda, et just nimelt mošeed ja sellised islamiusu keskused võivad kergesti muutuda siis radikaliseerumise üheks sõlmpunktiks, mida Eesti Vabariik täiesti peab tingimata vältima. Ja selles mõttes ma arvan, et kui see seadus, mis iganes sõnastuses ka, aitaks ka ära teiste mingisuguste usuorganisatsioonide sarnaste suhete nagu juba eelnevat mingit võimalust selle kohta, et selle peale ei hakatagi üldse mõtlema, siis ma arvan, et see on väga hea. Üldiselt ma nagu ütleks seda, Eesti vajab seda muudatust, Eesti vajab, et patriarh Kirillile alluva õigeusu kirik ei oleks, see, mis praegu allub Kirillile, ei oleks enam tema alluvuses, et sellist käepikendust ei tohi kindlasti olla. Ja nagu sa, Peeter, ütlesid, see on väga keeruline, aga selleks me oleme volitanud 4 aastaks oma inimesed, keda me oma väikeste valgete kätega oleme valinud sinna ja kui oma mõistus ei võta, siis me oleme eraldanud teile riigieelarvest raha, hankige mõistust juurde, ostke, kasutage ka ChatGPT-d või teisi vahendeid, aga see asi ei tohi maha kukkuda ja see tuleb lõpuni viia. Mul on väga hea meel, et mitmete erakondade esindajad on öelnud, et me läheme selle asjaga edasi, see ei jää seisma, igal juhul see tuleb lõpuni viia. Siinkohal paus. Keskpäevatund. Kuku raadio Keskpäevatund jätkab, otse stuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi. Läti peaminister Evika Silina ja transpordiminister Atis Švinka on löönud kaasa selles diskussioonis, et Eesti ja Leedu võiksid saada Läti lennufirma Air Balticu aktsionärideks. Ja meie peaminister Kristen Michal on siis öelnud, et Air Balticule võiksime lubada poliitilist toetust, aga mitte raha. Ehk siis, miks see asi on üldse oluline, miks sellest peaksime rääkima? Paistab, et Air Baltic pärast siis Nordica suunamuutust ja totaalset põhjaminekut on muutunud üheks olulisemaks lennuliiniks, mis Tallinna lennujaamast lendab, mis viib eestlasi siia, sinna ja tänna ja igale poole ja kuna Air Baltic on praegu väga halvas
ta vist on kogu aeg olnud väga halvas nii-öelda siis rahanduslikus või majanduslikus seisukorras, aga nüüd on asi täitsa hull. Ka see tegevjuht Martin Gauss lasti paar nädalat tagasi või nädal tagasi lahti, siis otsib Läti sellist toetust, et äkki saaks teha sellise riikide ülese sellise mingisuguse SAS-i või midagi taolist Balti territooriumil, aga mida, no jah, mina oskan selle kohta öelda nii, et kogemus siis rahvusliku lennuliini omamisest oli niivõrd valus, ma arvan, et me peaksime veel 10 aastat vähemasti olema ülimalt ettevaatlikult enne, kui asuda mingisugusesse kummalisse seikluste väikeste lennuliinide osanikena. Jah, no Air Baltic on tõepoolest olnud tegelikult kahjumis juba aastaid ja eelmise aasta kahjum oli 118 miljonit eurot, mis maksis ka selle ettevõtte juhile väga kiiresti tema ametikoha, aga mulle see mõte meeldib, millele viitas ka muidugi populistlikult Läti peaminister, et vaadake, lennufirma nimi ei ole ju Air Latvia, lennufirma nimi on Air Baltic ja iseenesest see mõte, ajal mil me ehitame Rail Balticut, et meil võiks olla 3 riigi ühine lennukompanii, muide, kas te panete tähele, et Air Balticu lennukid on ju värvitud ka 3 erineva Balti riigi värvidesse, tegelikult nad lendavad ju nii punast värvi, punavalge, Leedu värvides, ka sinivalgete lennukitega. Mis ütleb meile seda, et tegelikult see idee on juba päris vana ja see kampaania algas juba tükk aega tagasi selleks, et siis teisi Balti riike kampa meelitada. Jah, ja Leedus ja Eestis ei ole oma rahvuslikku lennukompaniid, sest need on pankrotis. Nii et ma ei tea, minu meelest see idee väärib nagu edasimõtlemist, aga Peeter vangutab siin pead. Ma vangutan pead küll sellepärast, et ma teatavasti natukene olen investeerimismaailmast ja see näeb kangesti välja selline ütleme, kui ollakse juba täis paanikas, siis käiakse igasuguseid huvitavaid ideid välja. Sellepärast, et me unustame hetkeks nagu selle ära, et jah, meil tõesti kõigil on vaja lennata, aga kui me nüüd võtame Air Balticu kui sellise, siis milles on probleem, miks ta on kogu aeg kahjumis? Ta on kogu aeg kahjumis sellepärast, et ta teeb lühikesi lende. Ta teeb paaritunniseid lende, paar tundi lendab, paar tundi on siis nii-öelda lennuk maa peal, enne kui ta siis jälle lendama saab. Kui ta teeb paaritunniseid lende, siis sellise ärimudeliga, et sul on paaritunnised lennud ja ilusad Airbussid, sa ei hakka mitte kunagi raha tegema. Mitte kunagi. See tähendab, ja siis kui küsitakse, et oota, et aga maailmas on ju lõppude lõpuks nagu veel lennuliine ja mõned neist isegi nagu otseselt nagu õudses kahjumis ei ole, siis jah, tõepoolest, neil on nimelt lennukid rohkem õhus ja nad teevad pikki lende ja pikad lennud tegelikult doteerivad siis neid lühikesi paaritunniseid otsi, lennatakse kaugele Aasiasse, lennatakse kaugele Ameerikasse. Ehk siis see ärimudel kui selline, ükskõik kui väga me võime arvata, et me tahame lennata ja kui väga meil neid paaritunniseid lende vaja on, siis see ei saa mitte kunagi olema kasumlik. Ja nüüd ongi nagu küsimus selles, et kes, kuidas ja kui palju peaks maksma selleks, et me saaksime olla ikkagi maailmaga ühenduses. Mul on nagu suhteliselt Peeter, suur... no vot just, kui me räägime sellest, et Tallinnast üks suurimaid lendajaid on Air Baltic ja ta teebki lende Riiga, Kopenhaagenisse, Pariisi, Berliini, Münchenisse ja sealt lennatakse edasi, siis need ongi paaritunnised lennud. Tallinnast neid lende, mis lendavad 7 kuni 9 või kuni 11 tundi on ikka väga-väga vähe ja ilmselt on ka tulevikus väga vähe. Absoluutselt, aga siis ongi nagu küsimus, et tuleb ära otsustada see, et kes kui palju ja mil viisil peale maksab ja kas see on õigustatud. Sellepärast, et mina kui investor ja mina kui maksumaksja, kes mõtleb sellele, et riik peaks hakkama sellisesse kohta kapitali panema, ma haaran 2 käega peast kinni, et kapitali küll nagu panna ei tahaks, et äkki oleks võimalik mingisuguse natukene parema trikiga seda raha kulutada selleks, et meie siis ühendused veidikene paremad oleks. Jah, lennata tahaks ka, eks? Just nimelt tahaks, aga Air Balticu ärimudel ei hakka olema tõenäoliselt mitte kunagi plussi toov. Ja, aga
noh, me võime nagu fantaseerida selle üle, et kui Air Baltic paneb pillid kotti ja me teame, et pillide kotti panemine kiiresti ei toimu, aga selle lätlaste ettepaneku juurde tagasi tulles, et see lõhnab ju ükskõik, kuidas siis ka seda ei vaata, on ju selge, et kui ka Läti ja Leedu tulevad sinna kampa, et siis ega siis nii-öelda see ärimudel sellest nagu kuidagi ei parane. Ärimudel jääb samasuguseks ikka, ainult on seal ühe õnnetu asemel on nagu 3 õnnetut, kes istuvad, kuidas seda teha. Eesti puhul me oleme näinud seda, et võimetus siis lisaraha hankida sellisele ettevõttele, millel ei ole perspektiivi, lõpeb siis mingisuguste kavaldamistega, kuidas siis siiski nii-öelda ebaseaduslikku riigiabi sinna kanaliseerida, mis omakorda lõpeb mingisuguse siis kohtuprotsessiga, see kõik tuleb välja ja lõppkokkuvõttes pannakse see pood ikkagi kinni. Ja mis siis saab, et kui meil on nüüd siin see tore lennujaam, millele ehitatakse siis nagu seda uuendust või veel ühte osa juurde ja siis ja järgmine aasta hakkab sinna käima tramm ja see on ka nii tore. Ühesõnaga absurdi on siin kõvasti, aga kui Air Balticut seal enam ei oleks, siis see on nagu 2 varianti minu meelest. Üks variant on see, et loodus tühja kohta ei salli, et väiksed odavlennufirmad, kellel huvi on, mingisugune liiklus seal säilib ja teiseks ärme nüüd nagu nutma hakkame, siin on Helsingi lennujaam on meil siin samas kõrval. Et Helsingi, paljud inimesed, kes lennukitega lendavad, ei lenda mitte läbi Riia, vaid lendavad läbi Helsingi lennujaama ja kui see muutub selliseks nagu tavapäraseks, et me hakkamegi läbi Helsingi lendama, siis tunnikene tuleb juurde, aga jõuame igal juhul igale poole sinna, kuhu tahame. Jah, praegu küll Helsingisse lennata on väga keeruline, lihtsam on sõita sinna laevaga ja mõlemad laevafirmad, Tallink ja Viking on ka kahjumis. Jah, see selleks, aga siis kui on paljud inimesed soovivad sinna lennata, küllap siis ka see lennuliiklus tõenäoliselt praegu saab 2 või 3 korda päevas Helsingis. No siis hakkab rohkem saama. Aga täname teid täna kuulamast, väljas on ilus ilm, veetke kena kevadet ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.